Tere! Mina olen Triinu Sirge. Olen koolitaja, hingetervendaja, heaolu looja ja jagan teiega täna enda kanaldust, enda mõtteid, enda olemust. Ja jagan seda selles küsimuses, et milline tuleb sinu suvi, milliseks kujuneb sinu suvi, mis on sinu suve saladus. Nii põnev, hakkame vaatama, mis see suvi aastal siin ja praegu meile loob ja mida ta toob ja millised energiat on õhus, mida sa tunned, mida sa tajud ja mis aitaks sul elus edasi liikuda, vana maha jätta, uue võtta ja õnnelik olla. Nii et alustame. Ma olen siin sellises melissi kõrgsageduslikus voos täna, et võtsin kohe alustuseks enne kaardi lugemist taimede kaardipakkidest selle suvetaimed ja nendeks tuli 2 tükki, meliss ja lavendel ja meliss, see kaart tuli kõige esimesena, meliss. Melissi kingitus meile on valgustumine, ärkamine ja imede sündimine, nii et sinu suvi sellel aastal on imesid täis ja luba julgelt enda valgusel särada ja luba julgelt enda valgust maailmaga jagada, et ole lahke, jaga ennast maailmaga ja sinu potentsiaal on suur ja võimas. Ja maailm vajab seda, nii et usu iseendasse ja täna, mil ma teen seda kaardi lugemist, on imeline energia õhus, imeline aeg, on musta kuu aeg, ehk siis nagu kuud ei ole meil nendel päevadel taevas ja see ongi aeg, kus sa saadki vaadata enda sisse ja teha uued algused, mis sinu suve loovad ja mis sinu elu loovad, et seda toetab kõrgsageduslik meliss ja melissi võid kasutada väga mitmel moel, saad teha teed temast ja võid kasutada eterliku õli näol, et meliss on seotud meile solarpleksusega ehk siis tšakraga, päikesepõimiku tšakra ja seda sümboliseerib kollane toon, et kollane haldjas istub ka siin selle päkapiku peas ja valgustab, loob seda sära, toob seda sära maailmale. Et sinul samamoodi see sära on vaja nüüd maailmale nähtavaks tuua, et see voolavus on suve märksõna, et see on veeelement ja lavendel on tegelikult veeelement, mis on teine kaart, et see on nagu õhuelement, et 2 elementi tuli siin, aga just selle melissiga koos see vee voolamine ja vooluga kaasa liikumine aitab jõuda edasi, jõuda valgustumise suunas, jõuda sinna, kus sa tahad, et selline suur
vahetus või suur mõtete jõustamine toimub sellel suvel ja selline nagu ümberlülitumine millekski palju suuremaks, et see aeg antud hetkel väga toetab sellist kohta. Ja teine kaart, mis meil tuli suveks, on lavendlikaart. Lavendel on imeline taim, mis kasvab potis, kasvab aedades, Eestis ka, et kindlasti on tal imeilus värv lilla ja see lilla värv on seotud kroončakraga, see on kroončakra taim ja see ütlebki sulle seda, et võta aeg maha, lõõgastu ja naudi seda suve, et just siin sellel kaardil on see suve nautimine nagu täiega naudi suve, et tantsi, ole looduses, kõnni palja jalu, vaata, mis loodus sellel suvel sulle pakub, et korje lilli, värvilisi lillitaimi on suvel palju ja suvi on imeline aeg, et vabastada vana ja väljendada enda uusi ideid, olla päike kõikidele teistele ja eelkõige iseendale. Nii et lavendel toetab ka avatust ja ta ütleb, et see sissevaatamise aeg, et see on okei, kui sa võtad pausi ja puhkad ja lihtsalt oled. Ja suvi ongi paljudel meil puhkuste aeg, et võta sinagi sel suvel endale aeg, mil sa puhkad ja lihtsalt oled. Ja vaatad enda sisse, kroončakra teemadesse, võib-olla elumissiooni teemad, kõrgemad teemad, kuhu sa teel oled, mis on see sinu siht, miks sa edasi liigud, kuhu sa liigud, kuidas sa saaksid paremini edasi liikuda, et kõik sellised mõtisklused on sel suvel asjakohased ja läbi nende mõtiskluste saad sa olla vabam, saad vabaks ja saad vabastada enda vanu asju, mis on juba oma aja ära elanud. Ja 2 suvevärvi sulle on lilla ja roheline, et väga kaunis kombinatsioon. Kohe nagu rõõm tuleb nende 2 värvi vaatamisest südamesse, et väga kaunis on lilla ja väga kaunis on ka roheline ja rohelist suvi pakub, nii et otsige lillat sinna juurde. Sellised esmased suvesõnumid taimedelt ja taimemaailmast. Vaatame edasi, kuhu see suvi siis jõuab, viib ja kuidas see suvi saab sind tervendada. Et võtsin appi siin jällegi hästi värvilised kaardid tulid kõik tänasesse lugemisse, sellised kaunid, siin on armastuse värvid, roosa ja roheline, südametšakra, et hästi selline värviküllane ja kirju on see suvi, samas ma valisin hästi palju värve ka, või tähendab, valisin ka nagu valget tooni, et mul on küüned valged, siin on valged lilled, valge küünalmäekristall, mis nagu puhastab sind nendest kõikidest ebavajalikest asjadest ja meliss ise on eeterliku õlina ka valge tooniga, et selline puhtus ja puhastumine on suve sõnum number 2 juba. Nii,
Millised suvesõnumid tulevad siis meile veel? Hakkame vaatama, mis teemad on õhus. Nii. Jep, nii. Lõpetamise teema on õhus, et mingi ring saab täis, et nagu ma tänagi seda lugemist teen musta kuu ajal, siis üks ring on täis saanud ja siin on nii kenasti näha seda kuu liikumist. Kuu liigub sellises ringis ja me täna olemegi siin kohas, me oleme täna nagu üleval otsustamaks seda, mida me vajame ja mida me edasi tahame teha. Et ajad on keerulised kohati ja neid mõtteid peas on palju, et hästi raske on olla kohal. Seda näitab järgmine kaart, et Knight of Voices ehk siis häälte rüütel. Neid mõtteid pannakse meile pähe praegu hästi palju ja hästi palju on sellist võõrast ja sulle mitte vajalikku, et siin ongi endal vaja otsustada ja otsusekindlust on vaja endal, et eristada, mis kuulub sulle, mis ei kuulu mulle ja ongi hea võtta selleks see aeg praegu, kui sa seda kaardilugemist kuulad, vaatad, et võtta väike moment ja panna kas või paberile kirja käsitsi kirjutades need punktid, mis sa näed, et mis on lõppenud juba, et ära anna enam nendele asjadele enda energiat, mis on sinu elus läbi saanud, et hoia asjad lihtsad ja lõpeta vanad otsad ja lõpeta nad teadlikult, et me võime vahel mõelda, et mingi asi enam ei tule meie igapäevaellu, et siis on see asi lõppenud, aga alateadlikult, energeetiliselt on ta meiega ikkagi seotud ja tihti me seda ei märka, aga me samas nagu tunneme sellist nagu rusuvat raskust või tunnet, mis ikkagi meil nagu hoiab mingi lihase kuskil pinges, et on meil siis kas kaelas pinge või seljas pinge või valu, et nagu meie keha teab ja tunneb seda ja see ongi see koht, kus sul on nagu vaadata vaja enda sisse. See lavendel hästi toetab seda rahu kohta, toob sind sellest tänasest virvarrist ja mõttesegadusest keskmesse, et on vaja tulla tagasi keskmesse, enda joondusesse, kus sa tead ja joondud jälle iseendaga, tead, mis on sinu ja tead, miks sa nagu siin planeedil oled, miks sa siin edasi pead kappama, edasi lendama ja mida sa saad enda annetest ka maailmale jagada, sest seesama Melis just ütleb sulle, mis seda lugemist, siin suve lugemist toetab, et ütleb sulle seda, et võta see aeg, vaata enda sisse ja hakkas särama lõpuks. Et kui sa seda täna ei tee, siis tuleb uus ring, uus tsükkel käib ära ja siis sa 6 aja pärast oled jälle samas kohas. Et katsu see aeg võtta, see väike reflektsioon iseendaga teha, iseenda peegeldamine on vahel selles kiires elutempos päris keeruline ja me ei võta selleks aega, aga võta väike jalutuskäik ette, pastakas pliiats kaasa, istu looduses muru peale ja pane suveplaanid paika.
ja kui sa need asjad oled kirja pannud, siis sa näed selgemini ja mõistad, mis on vana, millele enam ei ole vaja energiat anda, nendele asjadele ütled aitäh ja saadad ära ja järgmised asjad, millele sa tahad energiat anda, mis on uued, need tulevad ja loovad sinu elu, sest sa ise oled enda elu looja. Ja siia tuleb juurde ka surmakaart, mis peegeldab väga ilusti kõike seda, mis siin on olnud, mida ma juba olen rääkinud, ehk uuesti sünd, uuesti sündimine ja enda uuendamine on siis suve sõnum number 3. Nii. Vaatame siis kuude lõikes tuli praegu selline juuni, juuli, august, suvekuud. Juunikuu on meil juba käimas, et tuleb tugevalt esile veeelement, emotsioonide 2, ehk siis meil on emotsioonid vaja tuua tasakaalu, et me ei tohiks langeda võib-olla väga äärmustesse ja väga ei tohiks lasta mõjutada ennast väliselt, et siin ongi väga hästi näha 2 figuuri, 2 tüdrukut, kes vaatavad üksteisele otsa ja kes peegeldavad üksteist, et sina oledki peegel maailmale ja maailm on sinu peegel, et võta see aeg ja vaata peeglisse, kuidas sa oled käitunud, kuidas sa oled enda maailma loonud ja kas see maailm peegeldab sulle vastu seda, mida sa ootad ja loodad või sa saad enda algset mina uuendada, lõpetada vanad otsad ja luua uus juba uut moodi. Ja siin tuleb juurde ka see materiaalsuse element, et materiaalsuse element on eriti tugev juulikuus ja siin on ta materials müntide 4 siis, mis ütleb, et sul on piisavalt asju, et sul on neid asju piisavalt ja sa võib-olla natukene hoiad neid asju nagu liigselt endale, et ära unusta seda, et on suvi ja võib elu nautida, et see lavendli lõbusus ja selline vabadus on toetatud, et ära hoia endas kinni kõiki asju ja samamoodi ei saa me hoida ka endas neid emotsioone kinni, et kogu elu sõltub emotsioonidest meil ja see, mida me sisemuses tegelikult kogeme ja tunneme, et juunikuu on see, kus on vaja ära lahendada enda sisemised konfliktid, et sisemised konfliktid, endasse vaatamine, enda peegeldus, suvesõnum number 4 juba. Ja siit edasi on näha, kui sa oled võtnud endale selle suve sissevaatamise aja ja selle välise sealt räsu ära sealt likvideerinud, uuendanud ennast, siis su keha uueneb, sinu rakud uuenevad, sinu energiad uuenevad, see kogu kõik uueneb ja sa saad lahti nendest vaevavatest mõttemustritest ja südamevalust. Et tuleb augustikuus selline pisarate kaart, kuid see tuleb teistpidi, mis tähendab seda, et pisarad lõppevad.
kui sa ise otsustad siin alguses nii, et mingisugune selline südamekergendus on su suve lõpus, hästi tugev südamekergendus, nagu mingi selline energia tuleb, et see on nagu hästi pikk protsess olnud ja see pikk protsess on nagu kohati nagu läbi elu või mingi sihuke hästi suur eluteema saab suve lõpuga nagu lõppu ja sellise lõppu, et see süda nagu muutub kergeks, et need emotsioonid vabanevad ja sa tead, sa oled nagu valgustunud seisundisse jõuad, et sa nagu tead, mida sa enda eluga tegema pead, sul on siht, sul on eesmärk, sa sellel suvel oled vaadanud enda sisse, peegeldanud enda emotsioone, enda emotsioonid läbi tundnud, vabastanud need kehast ja sa tunned suurt selgust. Ja selle selgusega saadki sa liikuda edasi. See suvine protsess on hästi määrava tähtsusega sinu jaoks, et see sisemine suvine protsess on nagu selline hingeteekonna üks osa, mis ongi just suvel, et sul on nagu energiat selleks rohkem, sa avaned ja sa saad sellist nagu rahuaega endale, et suvel ei ole nagu nii palju, lääne inimesed kõik puhkavad, et suvel ei ole nii palju seda välist segavat müra, mis ei luba sul keskenduda ja enda sisse vaadata. Võtame siit juurde ka mõned teised kaardid, mõndadest teistest kaardipakkidest. Vaatame, mis on suvesõnumid sulle siit, millega on seoses jälle väga armas lilla värv tuleb esile ja sinu käes on võti. Sinu käes on võti liikuda edasi sellesse teadvusesse, teise reaalsusesse, sellesse ellu, mida sa oled sisimas mõelnud, et see võiks olla minu elu ja nüüd on see aeg käes. Et number 1, ongi täitsa uus algus ja seiklus, et selline kergusega edasi liikumine helguse suunas ja hästi palju sellist sära ja tähti on siin ümber, nagu ka see Melissi algne kaart meil näitab, et võta seda suve mänguliselt, mida see lavendlitüdruk siin kenasti peegeldab ja avasta enda kohta uusi asju, et siin on ka väike nagu selline peeglimoment ja avasta üldse maailma ja liigu ja lenda. Et selline sõnum. Siis ja tuleb siia kenasti 10, nagu siin oli ka juba 10, et selline loomingukaart, unistused ja loomised ja mõttekaart, et nagu ma ütlesingi selle lugemise alguses, et see aeg on hea loomaks enda uut elutsüklit ja siin ongi, et siin on raamat, mis sümboliseerib tarkust, et sa võid ise lugeda raamatuid, ammutada teadmisi juurde ja samas sa võid ise kirjutada raamatut ja samas sa võid lihtsalt kirjutada enda peeglit endast välja, ehk siis peegeldada enda tundeid ja mõtteid paberile ja see paber peegeldab sulle vastu siis seda, mida sa sinna kirjutasid. Ja siin on ka näha liblikaid, mis ilusti selle
surmakaardiga seoses tulevad, et see ongi nagu see protsess, uuenemisprotsess, et liblikas ka uueneb ja selline kerguses liikumine ja jällegi tähed ümbritsetud, oled tähtedest. Siin on isegi tüdrukul seljas tähtedega pluus, et sära, et see annab sulle sisemise sära ja sisemine sära annab ka sulle välise sära. Ja kuna alustasin taimedega, siis võtsin veel siia ühed taimekaardid, et suvesõnum lilledelt tegelikult, et vau, tuleb nii ilus kaart, et see on lootuse kaart. Ja lootuse kaart, lootuse lill on üks minu lemmikutest. Siin on selline ilus roosa kollase südamikuga lootus ja kõigepealt armastus on oluline ja iseenda armastus veel olulisem, kui mitte kõige olulisem ja päike, et ole iseenda jaoks päike ja siis need päikesekiired meelitavad ligi ka teisi päikseid. Lootus annab tšakrate puhastumise aja ja kui sa tegeled sellega, siin oli meil siis päikesepõimiku tšakra ja kroontšakra, selline elumissiooni ja vaimsete teemade käsitlus, siis puhastades ja ühendudes, joondudes iseendaga avad sa ennast väga sügavale tarkuse teele ja siin ongi jälle see võti on sinu käes, sinul on võimalus endale teha see kingitus, olla maailmale kingitus. Jätkame roosadel teemadel, et siia tuli ka roosikaardi sõnum, armastuse sõnum, avatus. Suvi on avatuse aeg, ilus aeg, maailm ütleb sulle jah. Vaata enda sisse ja ole avatud ja väljenda ennast läbi selle. Usalda elu. Ära unusta, et sul on vaja usaldada iseennast ja sul on vaja usaldada elu. Ja kõik see, mida mõistus tahab öelda sulle, on ka vahel kasulik, aga vahel mitte. Et usalda seda, mis takistused su teele tulevad. Need ei pruugi olla lihtsad, need ei olegi lihtsad ja takistuste taga näe võimalusi, näe seda takistuse suuremat pilti, miks on see sinu teele tulnud ja kui sa näed seda suuremat pilti, siis sa saad sellest takistusest kergemini üle ja sa saad edasi liikuda selle suunas, mis on päriselt sinu selles maailmas. Ja mul on siin mõned väiksemad sõnumid veel, mis tulevad sellesse väga värvirikkasse, vaadake neid kaarte, väga värvirikkasse suvesse, et ja nii. Siin tuleb üks sõnum, ma ei teagi, mitmes see nüüd suve sõnum juba meil siin on, aga see suve sõnum ütleb seda, et või küsib sinult, et kas sul on vaja kellegile andestada? Oled sa teinud elus midagi sellist ja tunned mingit süüd? Kas sul on vaja kellegile andestada? Et suvesõnum siis juba number 6 ütleb sulle seda, et andesta, kui see kõnetab sind. Sest igasugune viha, mida me kanname endas,
viib meid ainult iseendast kaugemale ja meie kehast kaugemale. Nii et vana viha, mis sul suve jooksul kuskilt võib tulla, ma ei tea, mõne vana klassikaaslase vastu, kes kooli ajal võib-olla sind kiusas või mõni töökaaslane, kes ütles sulle midagi, mis sulle ei meeldinud sellel hetkel või keegi, kes sõitis sulle auto sisse ja nüüd sa pead autot remontima. Et kõik need vanad olukorrad, mis on elus olnud, lase vabaks. Et suvesõnum oli ka vabastamine ja uuenemine ehk lase vabaks kõik vana ja eriti see vana viha, sest vana viha ei aita sind, vaid see sööb sind ennast. Et selleks, et sinu soovid saaksid realiseeruda, on vaja endas see vana viha vabastada. Ja olemegi jõudmas suvesõnumite viimase kaardini või siis viimaste kaardideni, et laud on juba nii lahedalt värviline ja kirju, see on nii tore, mulle nii meeldib, sest ma ise olen ka selline kirju ja see ongi ka väga minulik, et suvi tuleb kirju ja mõnus ning siia tuleb juurde looming ja visioon, millest me enne ka juba siin esimeses kohas ja selles kaardis siin mainisime, et sinu visioon, sinu loomingulisus ja sinu pühendumus viib sind edasi suurele edule ja usu endasse ja sa tõmbad sellega ligi endale sobivaid partnereid, sobivaid koostööpartnereid, sobivaid kliente, sobivaid sõpru, et see sõber näed siin, keda sa oled igatsenud ja oodanud, see tuleb siia sinu juurde nagu naksti sellel suvel, et usu ja usalda ja sellega sa oled atraktiivne ja võti on sinu käes. Ning sellesse kirjusse suvesse tuleb ka, siin oli tegelikult juba üks loom, pelikan on tema ja teine sõbrast pelikan siis tuleb kohe tema juurde, sinu juurde siis appi ja siin tegelikult mitmeid loomi olnud, siin on ka hobune tiibadega ja liblikad, ööliblikad, et tahtsin võtta või tuli siia lugemisse ka juurde loomade sõnum, loomakaart, mis loom on suveloom, selle suvelooma sõnum sulle, tahab tulla see loom ja lahe, see kõik juba kordub siin, see sõnum, ehk tuleb veeelement, mis oli meil väga tugevalt esindatud ka siin ja lavendel kaardina on ka siis, või taimena on ka siis veeelemendi taim ja delfiin, mängulisus, lõbusus ja ujumine täpselt, et uju ja usalda eluvoogu, see eluvoog juba meil selles esimeses Melissi kaardis tuli, et see jõekene voolab alati, sinul on võimalus sinna peale hüpata ja usaldada elu selles mängus. Uju, suvi on ideaalne aeg ujumiseks, naudi veerõõme, veemõnusid, isegi kui sulle väga ei meeldi vesi, siis proovi sel suvel midagi uut ja ma ei tea, mine kas või jalgupidi vette ja naudi seda vee energiat. Ja see vee energia annab sulle jõudu olla õnnelik ja annab sulle elujõu ja elurõõmu ning selle elujõu ja elurõõmuga saad sa
astuda vastu kõikidele eluraskustele enesekindlusega ja välja hingata seda hirmu, et ka hirm tuleb siia ikkagi üles, et mingid hirmud meil alati on, et emotsioonidest oli siin viha, aga ka hirmud on ületamiseks, et nende läbi me kasvame ja läbi selle saad sa enda tarkusesse sukelduda, nii et mine selle vooluga kaasa ja selle voolu sa tunned väga hästi ära, sest sinu süda teab, mis on see sinu jaoks parim vool ja parim energia. Et selle delfiini kaardi paneme siia selle vee juurde ja mis ma oskan öelda, et suur tänu kuulamast, suur tänu vaatamast, meil tuleb väga imeline, värviline suvi ja see suvi on nauditav, mänguline, juba ütlesin, et usalda elu voogus selles suves, mine lõbusate asjadega kaasa, võta aega enda sissevaatamiseks ja pane kirja mõned mõtted, mis sul tekivad, peegelda iseennast, jälgi enda emotsioone, tundeid ja läbi selle sa kasvad ja suve lõpus vabaned pisaratest. Või pisaratest nagu selles mõttes, et sa vabaned mingist raskest kohast, mis on sinu ellu toonud pisaraid. Et naudi veeprotseduure, naudi suve, naudi lilleilu ja seda rohelust ja otsi lillat meie suvest, nii et minu poolt suured tänud sulle. Kui sul on huvi personaalse suve lugemise kaardi kanalduse kohta, siis võid mulle kirjutada triinusirge@gmail.com või otsida mind üles sotsiaalmeediaks kanalitest ning see ongi nii, et kõige kaunimat suve teile, suur tänu ja nautige